nädal turgudel kätte on jõudnud 50. nädal, aasta on 2024, minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev, 9. detsember aasta 2024. Hakkame vaikselt siin lõpupoole juba veerema, viimane sprint veel jäänud teha. Aga vaatame siis üle, mis eelmine nädal meile pakkus ja mida uut võiks oodata siis alanud nädalalt. Kõigepealt siis võib-olla eelmise nädala kokkuvõtte nagu ikka ja eelmise nädalal siis liikusid siin turud kuidagi nagu optimismi ja ettevaatlikkuse vahel, et seal oli olulisi majandusandmeid, mis muidugi mõjutasid siin seda sentimenti. S&P 500 ja Nasdaq saavutasid nüüd uued rekordtasemed, mida toetas siis tugev tööjõuturg ja lootused siis majanduslanguse vältimiseks, et novembri tööjõuraport ületas ootuseid, lisades siis 227 000 töökohta ja töötuse määr tõusis veidi jõudes 4,2%-ni osas. Ja samas tööjõus osalemise määr siis langes. Need trendid muidugi suurendasid ootused, et Fedi järgmine istung siis toob kaasa intressimäärade langetuse taas, et siin turuhinnangul on see tõenäosus juba 85%. Ja tööjõuturg näitab siin stabiliseerumise märke ilma, et inflatsioonisurve kasvaks oluliselt, mis on kooskõlas siis Fedi ettevaatliku rahapoliitikaga. Et kui siin oktoobris tõusid tööpakkumised 7,7 miljonini, peegeldas jätkuvalt siis kindlust töökohtade suhtes. Samas tootmissektor on endiselt kahanemas, aga näitas siiski paranemise märke. Võlakirjaturg reageeris siin samuti nendele andmetele, intressimäärad langesid nädala keskel, kuid siis stabiliseerusid hiljem, toetades ootusi järk-järgulisele rahapoliitika lõdvendamisele järgmisel aastal. Ja sektorite vaatenurgast jätkasid siis tehnoloogia ja tarbekaupade sektorid, turujuhtimist ja kommunikatsioon oli ka seal päris eesotsas. Samas small capid ehk siis väikse kapitalisatsiooniga aktsiad näitasid segaseid tulemusi seal. Et energiasektor oli siin võib-olla kõige suurema surve all. Hoolimata OPEC-i otsusest lükata edasi tootmise suurendamine ja pikendada siis tootmiskärpeid 2026. aasta lõpuni. Et see siis peegeldab siin ülemaailmse nõudluse taset, eriti Hiinas ja just selle nõrkust. Toorained ja kaubad nagu nafta ja kuld kajastasid seda laiemat dünaamikat seal. Nimelt nafta leidis küll mõningase toetuspinna, kuid kuld langes siis võlakirjaturgude ja dollari liikumise taustal. Ja globaalne poliitiline ebastabiilsus lisas siin samuti natukene oma nüansse, et Euroopas tõi Prantsusmaa poliitiline ebakindlus kaasa reaktsioone just võlakirjaturgudel, aga aktsiaturud jäid enam-vähem stabiilseks. Aasias mõjutas Lõuna-Korea poliitiline kriis siis kohalikku aktsiaturgu, aga nädala lõpus toimus jällegi osaline taastumine. Et edasine tähelepanu siin suundubki just inflatsiooni andmetele, kuna turud valmistuvad siis aasta viimaseks Fedi intressimäära otsuseks ja prognooside kohaselt tõuseb üldine inflatsioon 2,7%-ni. Aga tähelepanu keskmes on ka baasinflatsioon, et see võiks jääda siis praeguste hinnangute järgi stabiilsele 3,3% tasemele. Nii et vaatame siis, kuhu see aasta lõpp meid välja viib, et kui me tagasi vaatame siin, me oleme nüüd 2 aastat järjest teinud siin üle 20% kasvu. Võib-olla aasta ei ole veel päris lõppenud, aga siiski liigume selles suunas, et sellist asja ei ole iseenesest juhtunud, et nüüd tuleks 3. sarnase kasvuga aasta otsa, nii et tegelikult 2025 ilmselt nii head kasvu enam ei näita. Et kas seal on tegelikult olemas ka mõni kriis sisse, seda siis aeg näitab, et mõne aja pärast ma siis ka teen aasta võib-olla pikema vaate, et vaatame natukene sinna telgitagustesse ka, mis võib-olla uus aasta võiks endaga kaasa tuua. Aga jah, praegu siis on ootus selline, et tavaliselt mitte küll alati, aga kipub siis järgnema sellisele tugevale kasvuperioodile ikkagi ka languse aastaid ja just eriti kui presidendivalimiste tsüklit jälgida, siis esimene ja ennekõike teine presidendivalimiste aasta kipub olema ehk kõige kehvem.
aga esimene ka ei ole kõige tugevam, et just see 3.–4., mis me just läbisime, et need on ajalooliselt ühed tugevamad aastad. Aga sinna me veel jõuame. Nüüd, kui sa soovid teada täpsemalt, kuidas võib-olla finantsturge analüüsida ja neid tsükleid kaaluda ja leida ja üldse jälgida, millises faasis me oleme ja seda võib-olla edaspidi ka omal käel rohkem teha, et siis kindlasti tule ja osale minu kauplemise alused ja finantsturgude analüüs koolitusel. See koolitus algab meil 2. veebruaril järgmine aasta ja kokku on see siis 7 nädalat, 7-tunnine koolitus. Annab siis päris hea ülevaate ja sinna sekka ka just tsüklianalüüsi ja ka finantsastroloogiat ka, mida võib-olla väga palju ei kajastata üldiselt, et see annab meile veel sellise lisavaate, millele tugineda. Nüüd koolitushind on 189 € ja kõigile minu Patreoni tasulistele liikmetele siis kehtib ka 20-eurone lisasoodustus, ehk siis teile on hinnaks 169 €. Nii et kiirustage, pange oma nimi kirja ja kohtume siis juba koolitusel ja õpime koos neid teemasid analüüsima. Tehniline pilt, mis meile siis siin praegu silma jääb, et nagu öeldud, turud on siin tegemas uusi tippe, et S&P oli ka üks nendest, aga siin on jah, selline lahknevus ikkagi välja kujunemas, kui tõsine see lahknevus nüüd saab olema, et kui ta jääb pidama, siis me ikkagi eeldame, et siit tuleb mingi korrektsioon peale. Ja see on üsna tõenäoline küll praeguses vaates, et selline tugev aastalõpu sesoonne ralli nii-öelda tavaliselt päädib ka väikse korrektsiooniga. Küll ma ei eelda, et siit praegu mingisugune laiapõhjaline langus peale tuleks, et selleks on võib-olla veel liiga vara, aga lihtsalt turg kipub korrigeeruma, et siin on see kanal ka üsnagi kitsaks juba läinud, tavaliselt sellisele seisule järgneb ka siis kerge hingetõmme. Ja kui vaadata siis equal weighted S&P 500 indeksit, et siis see on juba tegelikult siin korrigeerunud eelmise nädalal, nii et see on täiesti sellises normaalses tsüklis omadega. Samas kui S&P nädalas pilti vaadata, siis tehniliselt on pilt väga ilus. Et siit ei paista küll ühtegi ohumärki veel hetkel tulevat. Suuremaid indekseid jälgides siis siit kergelt juba andsid järgi, nagu öeldud, small capsid ja ka Dow Jones kergelt korrigeerus nädal lõpus, aga Nasdaq ja S&P siis olid hästi tugevad ja kuni nädal lõpuni välja. Siis 50 päeva keskmine on kergelt hakanud järele andma ja sama võib öelda ka 200 päeva keskmise kohta, aga püsivad ikkagi väga kõrgendatud tasemetel, nii et suuremat muutust ei ole toimunud. VIX on samuti leidnud väga madala põhja, siin isegi 12 punkti peale või kuskile sinna ta langes eelmisel nädalal. Nii et jah, turud on vägagi rahulikud hetkel selles mõttes. Siis sektorite koha pealt nagu öeldud, et tehnoloogia ja ennekõike siis tarbijakaubad ehk siis XLY on need sektorid, aga ka kommunikatsioon, mis ootuspäraselt on ka siis väga hästi performinud ja veel lisaks on ju finantsid olnud üsna tugevad küll, aga mitte eelmise nädalal, et natukene nõrgemaks nad jäid. Kõige kehvem siis oli energia ja kommunaalteenused, aga ka materjalid. Ja kui vaadata insiderite tegevust, siis siin on teatavat sellist müügisurvet ikkagi näha, et pigem ostlemisi on nagu vähem, et siin mõned nimed on, aga kui ma neid kiirelt skännisin, siis siit midagi väga oluliselt kohe hetkel silma jäänud, eks neid tuleb jälgida, et siin võib veel nendest asja saada, aga jah, hetkeseisuga midagi kohe silma jäänud, nii et ja sesoonselt jah, nagu öeldud, et ilmselt meil kerge korrektuur siit peale tuleb. Et siin enne jõule veel võime näha midagi küll, aga statistiliselt see nädal on pigem olnud selline kasvunädal ikkagi, et pigem järgmine nädal on see, mis on näidanud suuremat nõrkust statistiliselt ja kuna
statistiline korrelatsioon on hakanud siin väga tugevat sellist katvust näitama, et siis võib-olla, et võime sellel üsna kindlad olla, et ehk on siis järgmine nädal see, kus me näeme suuremat korrektuuri, aga see nädal ka võib-olla hakkab natukene järele andma. Astroloogiliselt ka, mis siin on nagu olulist võib-olla silmas pidada, et selle nädala lõpus on siin meil Merkuur lõpuks uuesti direktiivseks pööramas, ehk siis saab see 3-nädalane periood läbi ja on meil seal ka täiskuu, mis on üsna oluline, et siin võib tulla tõesti üks pööre sisse turgudel, aga vaatame, hoiame silma peal. Siis nädala prognoosid, nüüd uue nädala prognoosid on juba Patreonis üleval ja ka Substackis turutrendide kanalil, aga kui vaatame tagasi nüüd eelmisele nädalale, siis jah, see prognoos iseenesest pöördepunktide mõttes võib-olla, et oli okei, aga trendi suhtes küll mitte, et ma väga rahule sellega ei jäänud. Ja kui ma teda siis natukene siin mudisin, et siis sain natuke parema tulemuse, et vaatame, kas selle nädala prognoos siis töötab paremini, igal juhul see siis üleval turutrendides ja avalikult kõigile kätte saadav alates neljapäevast seal. Kulla puhul, enam-vähem prognoos pidas paika, et siin nädala lõpus ma eeldasin küll suuremat kasvu, aga tõesti tipu ta siin leidis reede hommikul ja võib-olla sealt seda siis see tsükkel meile näitas, aga selline korrektuur aset siin leidis. Mida uuelt nädalalt oodata? Uus nädal, nagu öeldud juba, et pakub meile siin päris mitmeid huvitavaid numbreid, nagu siin näiteks tarbijahinnaindeks ehk siis inflatsiooninumbrid on kolmapäeval välja tulemas ja ka suuremad kasumiaruanded mõnedelt ettevõtetelt, et võib-olla veel ka siis väikeettevõtete kindlustunde indeks ja esmaste töötuabiraha taotluste andmed ka on need, mis on olulised. Nüüd Fedi ametnikud on alustamas oma vaikuseperioodi enne detsembri kohtumist, ehk siis nemad enam sõna ei võta siin enne järgmise nädala kohtumist. Ja siin kasumi aruannetest võib-olla MemeStop, GameStop on üks olulisemaid, mis oma numbritega välja tuleb ja loomulikult siis ka tehnoloogia ja jaemüügi hiiglased nagu Oracle, Adobe, Broadcom ja Costco on numbritega välja tulemas. Et siin mõni nädal veel minna, et vaatame siis, kuidas see aasta meie jaoks lõpeb. Aga vaatame siis graafikutele ka peale, mis siit silma jääb, et täna on siis turud korrigeerumas ja tõepoolest hind on hakanud allapoole tulemas. Järgmine pöördepunkt on küll homme ja sealt edasi järgmine juba neljapäeval 12. Siis nafta koha pealt jah, nagu öeldud, nafta leidis siin toetuspinna, et täna on hakanud jällegi pisut ülespoole liikuma, et siin on väga tugev selline baas nagu kall, jah, et väga allapoole 67 ei ole liikunud. Ja kuld on hakanud täna veidi taastuma, jah, nii et selles mõttes on ka siin veidi positiivsust näidanud. Mis aga puutub Bitcoini, siis Bitcoin püsib siin sellisel kõrgendatud tasemel, et praegu on selline konsolideerumise faas, nagu öeldud, et see 100 000 piir on kuidagi selline psühholoogiline piir, et väga palju ta siit ei ole läbi murdnud, et ilmselt paljud võtavad ka juba kasumit siit selle piiri pealt, et sellepärast on ta jäänud siia konsolideeruma, aga kui Bitcoinist lähemalt huvitud, siis kindlasti vaata minu viimatist videot Bitcoini tsüklianalüüsi kohta, see siis üleval kõigil meie kanalitel, et Patreonis, Substackis ja ka YouTube'is. Siis Tallinna turg on jäänud siin kuidagi stabiilselt jah, küll liikumisse, et siin ei ole ka suuremat liikumist olnud ja aasta lõpp on ilmselt ka üsnagi vaikne periood, et väga palju siin enam ei toimu. Vaatame võib-olla suurematele ka peale, mis meil siit silma jääb. Jah, ütleme nii, et kui siis midagi nagu jälgida, kui futuurid huvitavad või siis toorained üldse, et siis maisi futuurid on ühed, mis hakkavad näitama päris head tõusupotentsiaali, nii et
see on võib-olla üks koht, mida tasub jälgida. Siis jah, suurematest Apple on näitamas väga ilusat kasvu endiselt. Amazongi tegi täna uue tipu ja nüüd on natuke järgi andnud. Vaatame, kas ta siis suudab siit veel edasi rühkida. Google on ka hakanud veidi stabiilsemat seisu näitama. Meta pisut on hakanud järgi andma pärast viimatist tipu reedel. Microsoft püsib ka siin kõrgendatud tasemetel endiselt. Nvidia on ka hakanud täna järgi andma. Netflix väga heas positsioonis, aga täna veidi korrigeerub. Sama võib Tesla kohta öelda. Siis Palantir on ka hakanud täna veidi taanduma, tehes väga tugeva siis käpiga avanemise, aga no vaatame, kuhu siis see nädal välja viib meid. Palantir on endiselt üks tugevamaid siin. Zscaler ka üsnagi ilusas positsioonis, aga täna jällegi korrigeerub ja PayPal samuti. Lululemon on üks tugevamaid, jah, et see on üks päris hea selline kasvu ütleme pildiga praegu siin võrreldes teistega. Ja ülejäänud sellised kauplemisideed on üleval meie Patreoni kanalil, et kui huvi nende vastu, siis tule ja liitu, et see ei maksa väga palju sugugi mitte, et kõigest 5 € pluss käibemaks ja kuus. Ja sealt siis saate ka nädala prognoosid endale varemalt kätte kui kõik teised ja lisaks siis ka mõningased ideed ja sinna on mul plaanis veel ka üht-teist uut. Täna võib-olla veel natuke vara sellest rääkida, aga hoidke silmad kõrvad lahti. Ja nagu öeldud, siis ka koolitusel on soodushind kõigile tasulistele liikmetele, nii et võib-olla tasub seegi ja mõtlemist. Seal ei ole mingisugust kohustust, võib maksta täitsa kuu kaupa ja katkestada igal ajal. Igal juhul mina praegu tänan, soovin teile kõigile edukat nädalat ja kui on küsimusi või ettepanekuid mulle, siis võib need kindlasti mulle siia video alla või kus iganes sotsiaalmeedia kaudu postitada või saata mulle e-mailiga urmas@astroloogiaabi.ee. Edukat nädalat ja kohtume taas!